üks põhjus, miks mina oma asju teen, kindlasti on soov ise areneda, teada saada ja mõista, kuidas ma üksikindiviidina saaksin suuremaid protsesse muuta või mõjutada. Ja mõjutada siis just nagu sinna paremuse suunas. Et seoses selle taipamisega, et igal nagu tegevusel on tagajärg, mina väga selgelt hakkasin eristama seda, et kas või ka oma erialaselt, et kui ma löön kaasa selles moetööstuses ja disainerina, nagu ma olen ju õppinud disainer, siis kas ma annan hoogu sellele juba toimivale moetööstusele või ma proovin teha seal midagi teistmoodi, midagi selliselt, et selle keskkonna ja sotsiaalsed mõjud oleksid väiksemad. Ehk siis väga suur osa minu tegevusest on seotud ikkagi protsesside muutmisega ja läbi selle arenemisega. Ja kui suuremalt vaadata, siis ikkagi lahenduste otsimisega probleemidele, millega me põrkume iga päev kogu aeg kokku selles tööstusharus. Et lihtsalt võib-olla siis üks võimalus sellele küsimusele ka vastata on nii, et teadliku inimesena selles tööstusharus oli mul lihtsalt võimatu osaleda. Ma sain aru, et mul on kaks võimalust, kas ma vahetan eriala või ma proovin teha midagi teistmoodi. Kuna mulle see eriala väga meeldib ja mulle meeldib disainida, siis ma otsustasin proovida teha teistmoodi. Ja see on osutunud väga huvitavaks ja arendavaks teekonnaks. Ja ma olen ka aru saanud, et on võimalik protsesse muuta, isegi kui alguses tundub, et need protsessid on nii suured, et sina väikse inimesena sinna sekkuda ei saa. Et tegelikult saab küll ja iga muutus hakkabki just nimelt üksikindiviidist. Et ma arvan, et see on üks väga oluline märksõna üleüldse, et aru saada, et muutus algabki sinust. Konverentsil räägin ma natukene oma praktilisest tööst just seetõttu, et see praktika, mis me viimase 2,5 aasta jooksul oma meeskonnaga oleme läbi viinud Bangladeshis, on lugu sellest, kuidas on võimalik sellise teadliku analüüsiga muuta mingeid väga suuri protsesse või vähemalt proovida seda teha ja jõuda ka mingite tulemusteni. Et see valdkond, kus ma siis aktiivselt tegutsen, on keskkonnasäästlik disain ja me oleme 2,5 aastat juurutanud sellist väärtustava taaskasutuse meetodit masstootmises. Et seda ei ole varem tehtud, seetõttu on see teekond üsna pikk ja keeruline olnud. Aga me oleme saanud sealt väga head tulemused, et üks väga oluline osa meie tööst on olnud ka keskkonnateaduse sidumine disainiga. Ehk siis erinevate valdkondade kokkutoomine, et me siis kombineerimegi tootmist, disainmõtlemist ja keskkonnateadusi ja selle tulemusel oleme me välja töötanud toote, mille keskkonnamõju on kordades väiksem kui tavatootel, mis on tehtud esmasest materjalist. Ja natukene sellest protsessist ma räägingi, et mis on olnud võib-olla need takistused ja mis on olnud see tulem, et miks seda on olnud mõtet teha. Praegu kehtiv majandusmudel minu tagasihoidliku arusaama kohaselt tuleks ümber mõtestada, sest see hetkel lihtsalt ei ole jätkusuutlik.